Ma ei tea. Kummaline on lihtsalt rääkida tühjale ruumile. Tavaliselt on vestlus mingi vahetus kahe inimese vahel, aga praegu ma räägin täiesti iseendaga. Ja isegi kui need mõtted on siirad, kõlavad nad niivõrd negatiivselt, ükskõik mis ma ka ei muudaks. Lihtsam oleks mitte I guess when you're young, you just believe there'll be many people with whom you connect with. And later in life, you realize it only happens a few times. Yeah, you can screw it up. You know, misconnect. Ütlen seda, sest ma tahan, et sa teaksid. Ma tahaksin lasta sind enda südamele piisavalt lähedale, et sa jätaksid sellele oma sõrmejäljed. Aga ma kahtlen. Mis siis, kui olen vaeti kõike valesti mõistnud ja seda ette kujutanud? Mis siis, kui ma ütlen selle välja ja me ei räägi enam kunagi? Kas ma üldse tunnen sind, kui ma näen sind läbi oma silmade? Kas ma saan sind siis kunagi üldse päriselt mõista? Sa oled alati mingi versioon, loodud minu peas, ebapuhas ja veidi vale. Kui aus olla, olen ma väsinud. Kõigest sellest ja lihtsalt üldiselt. Miks peab olema nii raske usaldada kedagi ja võtta see risk? Usaldada, et sa ise asju tuksi ei keera ja usaldada, et nad oskavad selle usaldusega midagi peale hakata. Ma tahan, et see teine inimene armastaks mind, sest et ma olen selline, nagu ma olen. Aga ma ise ei tea täpselt, kes see mina on. Ma ootan ja loodan, et ometi teaks. See on kummaline. Ja enne kui suudan otsustada, mida siis vastata. Enne kui märkan. Tunnen ma, kuidas muld üle mu keha langeb. Aga ma hoian neid sõnu nii kaua, kui annab hoida. I'm scared. Thank you.